koolitus, mitterahaline motiveerimine on eelkõige suunatud keskastme juhtidele või siis juhtidele, kes on juhiks kasvanud organisatsiooni siseselt endisest spetsialistist ja nad ei ole võib-olla kauem kui 2-3 aastat juhid olnud. Ja mitterahalise motiveerimise koolituse eesmärk on anda juhile just praktiline tööriistakast selleks, et inimestega suuremat kontakti luua. Sest nagu me teame, koosneb juhtimine alati ju 2 osast. On protsesside juhtimine ja on inimeste juhtimine. Ja nüüd tihtilugu, kui spetsialistid kasvavad välja juhtideks, siis nad mingis mõttes jätkavad seda spetsialisti tööd ja nendel puudub lihtsalt võib-olla eelnevast töökogemusest teadmine sellest, kuidas moodi nüüd kaasata sellesse juhtimisprotsessi teisi inimesi, sest et kui spetsialistina oli sinu eesmärk saavutada isiklikud eesmärgid, siis nüüd juhina on sinu eesmärk saavutada osakonna eesmärgid teiste inimeste kaudu. Ja nüüd just see rõhuasetus on teiste inimeste kaudu, sest et kui me ei kaasa teadlikult, ei motiveeri, ei innusta, ei räägi inimestega teadlikult ja ei loo sellist positiivset innustavat tööõhkkonda, siis on väga raske lihtsalt neid eesmärke teiste inimeste kaudu saavutada. Koolituse käigus me võtame aluseks ühe hiljutise Gallupi uuringu, mis näitas seda, et 16% Eesti töötajatest on pühendunud, 64% käivad ainult palga pärast tööl ja 20% töötajatest töötavad reaalselt ettevõttele vastu. Mis tähendab seda, et see väljendus umbes on selline, et 16% sinu tiimi liikmetest on umbes sellise näoga, 64% on umbes sellise näoga ja 20% on umbes sellise näoga. Ja nüüd vaata neid suhtarve, ainult 16% inimestest tuleb hommikuti tööle ja võib öelda, et nad on motiveeritud. 64% tulevad tööle lihtsalt selleks, et kuu lõpus või kuu alguses oma palk kätte saada. Neid absoluutselt ei huvita, mis selle firmaga läheb. Neid ei huvita sina juhina. Neid huvitab ainult väike isiklik kasu, mis tuleb nendele palga kaudu. Ja 20% inimestest tuleb igal hommikul tööle selleks, et pilti pealt öeldes laev põhja lasta. Ja nüüd on küsimus, mida saad sina juhina teha selleks, et seda protsenti kas või natukene suurendada. Esmane arvamus nii juhtidel kui töötajatel endal on see, et küsimus on ainult palgas. Ja tõsta mu palka, küll sa siis näed, kuidas mu nägu naerule läheb. Seda on proovitud, mõõdetud ja tulemused näitavad seda, et loomulikult palk on väga-väga oluline inimeste jaoks, aga ainult palgast lihtsalt ei piisa. Sest et mitte ükski ettevõtte juht või osakonna juht ei saa oma töötajate palka 2 korda suurendada. Aga kui sa kaupled isegi välja oma töötajatele palgatõusu 10-15%, siis nende reaalne eluolukord ei muutu nii palju, nii märkimisväärselt, et nad võiksid öelda, et nüüd on kõik minu probleemid kadunud. Ja pealegi näitavad uuringud seda, et need probleemid töö juures mitte ei ole tingitud eelkõige sellest, et nende palk on väike, vaid tihtilugu on probleemiks see, et nad ei saa juhtidelt piisavalt tähelepanu, nad ei saa tagasisidet, nad ei tea, kas nad teevad õigesti, kas nad teevad valesti, nad ei saa tunnustust, nad ei tea, kas nad on väärtuslikud, nad tunnevad, et nad on eraldi jäetud, juht on kättesaamatu, ei kaasa neid teatud protsessidesse. Ja võt mitterahalise motiveerimise koolituse eesmärk ongi anda juhile rakendatav ja käitumispõhine tööriistakast selleks, et sa saaksid hakata oma inimesi rohkem kaasama protsessidesse, neid innustama ja motiveerima. Ja see lähenemine baseerub sellisel mudelil nagu kohtuniku mudel. Ja kohtuniku mudel tähendab siis seda, et võetakse arvesse ühelt poolt kõikide inimeste baasmotivaatorid, milleks on siis see, et kõik inimesed tahavad ennast töö juures hästi tunda. Arvestades seda, kui palju inimesed aega töö juures veedavad, keegi ei taha ennast seal halvasti tunda. Keegi ei taha tulla hommikuti tööle teades seda, et võib-olla juht tuleb ja käratab talle peale või solvab teda või mingil muul viisil rikub tal lihtsalt tuju ära. Inimesed tahavad ennast töö juures hästi tunda. Teine asi, inimesed tahavad jääda iseendaks töö juures. Nad ei taha, et neile surutakse peale, neid mikromanageeritakse,
ei lubata nendel mingeid otsuseid vastu võtta, mis tegelikult võiks jääda nende pädevusse. Samuti inimesed tahavad, et nende töö oleks oluline, et tal oleks mingisugune tähenduslik aspekt, et see läheks veel kellelegi korda. Ja samuti inimesed loodavad seda, et nad saavad selle töö kaudu elus edasi liikuda. Nüüd võttes arvesse need mitmete uuringute tulemusena saadud baasmotivaatorid, mis on olulised inimeste jaoks, omandavad juhid sellel koolitusel tööriistakasti, mida võib nimetada siis kohtuniku mudeliks. Ja kohtuniku mudel koosneb tegelikult 8 konkreetsest juhtimisvõttest, mis aitab siis juhil kujundada sellist töökultuuri ja sellist tööõhkkonda, kuhu inimesed tahavad hea meelega tulla hommikuti ja nad tahavad seal ennast teostada. Ja nendeks juhtimisvõteteks siis hästi ülevaatlikult öelduna on koostöö ja kaasamine ja kommunikatsioon, kõik K-tähega. Kuidasmoodi tekitada inimestes tunne, et nad tahavad koostööd teha, kuidasmoodi neid kaasata juhtimisse, otsustustesse ja kuidas vahetada piisavalt efektiivselt kommunikatsiooni, et inimesed ei tunneks ennast tõrjutuna ja kõrvale jäetuna. Teine punkt on ootused ja eesmärgid. Ehk siis kuidasmoodi ma sõnastaksin oma tiimiga ootused sellisel viisil, et nad saaks päriselt aru, mida ma nendelt ootan ja et neil oleks julgust ka mulle öelda, mida nad minult kui juhilt ootavad. Kuidas püstitada eesmärke viisil, et need oleks realistlikud ja et need oleks pigem motiveerivad, mitte aga motivatsiooni pärssivad. Kolmas komponent on see, et kui ma kutsun oma inimesed koos tööle, annan endast kõik, et meeskonnatöö toimiks, ma sõnastan nendega ära väga selged eesmärgid, ootused, siis järgmises etapis ma peaksin inimestele näitama, et ma päriselt hoolin nendest. Ja et ma ei hooli nendest ainult kui töötajatest, vaid päriselt kui inimestest. Ehk siis ma pean sellel tasandil minema inimese üle selle töötaja inimese juurde ja aru saama, mis inimesega tegelikult tegemist on, sest nii palju, kui on erinevaid inimesi, on ka tegelikult erinevaid vajadusi. Kui ma kõike seda teen, aga ma näen, et inimene ikka mõnikord eksib teelt, siis minu ülesandeks on minna ja anda talle selle kohta tagasisidet. Liigagi tihti juhid eeldavad, et töötajad peaksid ise mingeid asju aru saama, aga me ei saa seda eeldada, sest et me näeme asju erinevalt ja kõik see, mis meie jaoks on väga loogiline, võib olla teise inimese jaoks väga ebaloogiline. Seepärast inimesed ootavad tagasisidet ja siin sa õpid seda, kuidasmoodi siis anda efektiivselt tagasisidet. Inimesed vajavad seda, et nad saaksid oma juhti usaldada. Ehk siis, kuidas ma saaksin juhiga kujundada sellise usaldusväärse keskkonna, kus inimesed julgevad mulle avalikustada oma muresid ja tulla ja päris probleemidest rääkima, ilma et neil peaks olema hirm kättemaksu ees ja selliste asjade ees. Järgmine punkt on see, kuidasmoodi ma ise juhina peaksin ennast üleval pidama, et inimestel oleks hea minuga koos töötada. Ehk siis see on naeratav suhtumine. Et kuidasmoodi ma saaksin olla naeratav juht, keda töötajad ei peaks kartma, vaid kes oleks teistele eeskujuks ja inspiratsiooniks. Kui ma näen, et mõned inimesed ikkagi kõigele vaatamata jäävad kuhugi kännu taha kinni, siis minu ülesanne on minna ja neid innustada, aidata neil edasi liikuda. Kas mäletad? Üks baasmotivaatoritest oli progress. Inimesed tahavad edasi liikuda, aga alati nad ei oska seda teha. Nüüd, mida ma juhina saaksin teha, et aidata neid edasi liikuda? Ja kui ma kõike seda teen ja inimene lõpuks saabki selle innustamise abil edasi ja saavutab häid eesmärke, mis on talle püstitatud, siis loomulikult peaks olema viimane samm kiitmine ja tunnustamine. Ja see on asi, mis on väga paljudes organisatsioonides täiesti alakasutatud, sest et levinud arusaamine on see, et tunnustamine tähendab mingite vimplite jagamist kvartalis korra, aga see ei ole tunnustus. Tunnustamine on see, kui sa lood endale teadlikult süsteemi ja sa annad inimestele regulaarselt tagasisidet selle kohta, et nad on väärtuslikud sulle kui juhile, ettevõttele, klientidele, mida nad hästi on teinud. Kõik see on osa igapäevasest tunnustamisest. Niisiis, mitterahaline motiveerimine tugineb üldiselt sellisel lähenemisel. Nagu sa näed, siin ei ole väga palju tehnilist juhtimist, siin ei ole väga palju protsesside juhtimist, vaid küsimus on sellest, kuidasmoodi ma jõuan juhina inimesteni, avan neid ja koos nendega ühised eesmärgid saavutan.